Kui nüüd rääkida minu sellistest esimestest sammudest muusikuna, siis see läheb lapsepõlve tagasi. Vanemad on muusikud ja see oli nagu loomulik, et kõik lapsed ka natukene sellist muusikaharidust omandavad. Minu jaoks oli küsimus väga lihtne, et anti valida kas viiul või klaver. Ja ma arvan, et vastus on ilmselge, et 6-aastane poiss viiulit ikka ise vabatahtlikult ei vali ja sealt tuli klaver. Kuskil võib-olla ma olin siis äkki 15, et see hakkas nagu koitma vaikselt, et siit nagu võib midagi tulla. Kuigi vanemad ütlesid, et ema ütles, et ära küll muusikuks hakkad, see nüüd ei ole seda vaeva väärt, et õpi parem juurat või midagi. Isa ei öelnud midagi. Isa teadis, et ma ise saan hakkama selle valikuga. Noore džässitalendi tiitel tuli kindlasti üllatusena, sest et enda jaoks tundusin ikka väga noor ja väga kogenematu ja väga vähe korda saatnud sel hetkel, kui mulle siis see tiitel väljastati või mind selle au osaliseks arvati. Aga väga praktiliselt poolelt on see aidanud minu esimese trio albumi salvestamisel ja väljaandmisel ja teistpidi kindlasti ta on motiveerinud kuidagi olema selle tiitli vääriline. Et mitte nüüd pannud võib-olla mingid lisakohustusi või pingeid peale, aga ütleme, et heas mõttes motivatsioon või siis motivaator. Mina olen küll Jätskarale väga tänulik nende võimalustest, mis on avanenud ja ma loodan, et neid tuleb jätkuvalt ja alati selline suurem festival ja suurem lava innustab ka võib-olla rohkem läbi mõtlema seda, mida muusikuna me tahame teha ja mida me teeme. Et mitte kuidagi leppida millegi tagasihoidlikumaga. Täna astume üles ansambliga Carrot Lights, kuhu siis peale minu veel kuuluvad Laura Remmel, also known as Paula Mustikas ja Kaspar Kalluste. Seda, mida me täpselt mängima hakkame, seda me päris täpselt ise ka veel ei tea, aga see suures osas kujunebki siin lava peal ja me mängime mõne varasemalt komponeeritud loo, mis samuti ilmselt kõlab hoopis teistmoodi, kui ta varem on kõlanud. Ja siis me mängime ka midagi sellist, mis kunagi varem ei ole kõlanud. Ja seda mitte mingisugusest originaalsuse tagaajamisest, vaid lihtsalt sellepärast, et nii me kokku saime ja nii oli kõige vägedam ja toredam mängida ja nii on jätkuvalt mõnus mängida.